No nii, Rait Käbin siia minu juurde jõudnud. Ei tulnud lihtsalt see mäng, midagi ei ole öelda, et taaskord teile üsna palju siin neid punkte visati ja üks mees täna, Ivar Svigurs, kuidagi ei saanud selle mehega hakkama. Jah, kõigepealt Lindmets tõid neid tagasi, ei saanud temaga hakkama. No. Ja siis Svigurs võttis üle ja ei saanudki kuidagi. Me ei hakanud seal mingisuguseid oma kaitset väga muutma, et seal räppima või kahekesi peale minema, et püüdsime ikkagi nagu üks kaitsega hakkama saada, aga tabloole vaadates, et ei saanud väga hästi hakkama. Ja ega Toomas Raadiku 5 viga siin kolmanda veerandi keskel, ega see ka väga palju selles suhtes abiks ei olnud nende pikkade katmisel? No kindlasti, et Toomas on meil heas mõttes selline raudvara, et kui ta ikka välja kukub, siis tema annab meile kaitses väga palju juurde ja tema väljakukkumine on kindlasti suur löök, aga samas jälle Rain-Markus Koort tuli ja paikas nii palju, kui ta jõudis need asjad ära. No. Teadupärast poistel on siin ülikoolis praegu sessiaeg ka käimas, et ise oled siin teist aastat peatreener, et kuidas sa ise võib-olla näed, kas siin jaanuarikuus meestel väga see mast vajub maha, et kuidas poisid siis nii-öelda seal koolis praegu hakkama saavad, et kuidas sa ise tunned? Punkt number 1 on meie jaoks kõige tähtsam on õppimine ja nii palju, kui mina olen uurinud nende käest, siis koolis on neil akadeemiliselt on kõik okei, aga lihtsalt jah, kui meil ikka stabiilselt on 2 mängu nädalas ja me kogu aeg mingit videot vaatame ja kogu aeg ainult mängime ja mängime, siis tahes-tahtmata mingitel hetkedel nagu sära kaob silmist ära. No. Ja võib-olla lõpetuseks veidi ka Järvelainenist, et mees siin on erinevate vigastustega maadelnud, aga midagi ei ole öelda, et toodab neid tabeleid siin kõvasti, et selle mehega vist oled selgelt rahul sel loal? No siin ei ole üldse mingit arutlemiskohtagi, et vastne Kaanepoiss on väga õigustanud enda tulekut TTÜ-sse. Selge, Rait, aga aitäh sulle, edu võistkonnale!